teadvustamise hetk, jäi teadvustamise hetk. See algus jääb nüüd puudu, aga me jõudsimegi sinna kõige olulisemasse kohta, kus on see, kus ma hakkasin aru saama, et esiteks noorsootöö eksisteerib ja siis need 3 aastat, mis ma noorsootöö rakenduskõrgharidust Tallinna Ülikoolis õppisin, ma hakkasin ka teadvustama neid kõiki allhoovuseid ja kogu seda valdkonda, sealhulgas ma hakkasin aru saama, ma ütleks, et sel hetkel kergelt, et mis asi on üldse noortevaldkond, et ei ole ainult noorsootöö ja huviharidus, vaid sinna käib ka noortepoliitika ja erinevad muud tasandid juurde. Ja sel hetkel ma saaks öelda, et kuigi meil 3. aasta lõpuks tuli teha selline miniuurimus, meil ei olnud bakatööd, siis selleks hetkeks ma võib-olla natukene sain seda maitset suhu, et mida tähendab olla uurija. ja, ja mulle meeldis see. See on see koht, kus ma saangi väga lihtsalt öelda, et mulle meeldis see. Mulle meeldis see, et ma istusin, ma olin diivani peal, mul oli välja prinditud 10 lehekülgi intervjuude andmeid. Ma saaks öelda, ma uppusin kõigesse sellesse ära, kõik oli nii suur segadus, siis ma võtsin käärid ja hakkasin tükeldama neid pabereid ja siis ma sorteerisin neid ja siis see on see hetk, kus mul nagu tekkis, et see on päris põnev asi, mida teha. Ja mul ei olnud enne õrna aimugi, et uurimine võib nii äge ja lahe olla. Ja ega siis ei jäänudki muud üle, et siis ma võtsin küll 1 aasta, kui ma rakenduskõrghariduse ära lõpetasin, siis ma võtsin 1 aasta hoo maha, sellepärast et see 3 aastat oli ülikoolis oli väga väsitav, väga põnev, väga äge, aga väga väsitav. Võtsin hoo maha ja siis jätkasin Tallinna Ülikoolis oma õpinguid, seekord siis juba magistrantuuris ja noorsootöö korralduses. Ja mis ma nagu siin ettevalmistuse käigus mõtlesin, et see oli see hetk, kus ma juba teadvustasin, mis on noortevaldkond, aga kui mul oli see nagu väike arusaam, et mida see noortevaldkonna uurija või üldse uurija roll tähendab, siis magistrantuuris tekkis see laiem arusaam, laiem pilt, see, kui sügavuti tuleb minna, et mingist teemast aru saada või vähemalt tekitada teatav arusaam ja jõuda sinna, et mida rohkem ma tean, seda vähem ma tegelikult tean ja seda rohkem ma pean uurima. Ja, ja, ja sealt magistrantuuriõpingute ajal mul tekkis ka see arusaam uurijast kui kellestki, kes paneb mingisugust puslet kokku. Aga kui me tavaliselt paneme puslet kokku, siis meil on see pilt ees, me teame, millise kujuga ta on, kas ta on see lapik ja laua peal või me paneme teda, on ju neid mingisuguseid kerakujulisi erineva kujuga puslesid. Aga kui sa oled uurija, siis sa paned puslet küll kokku, aga sul ei ole õrna aimugi, mis kujuga see on, millistest tükkidest see koosneb. Et see on selline, ma ütleks, et seiklus, vähemalt minu jaoks. Ja siis, kuhu ma praegu olen välja jõudnud, ongi see, et 1. septembrist 2025 ehk sellel aastal alustasin Tallinna Ülikoolis Haridusteaduste Instituudis kasvatusteaduste doktoriõpet. Ja ma arvan, et nüüd ma olen sellel teel, kus ma olen ühelt poolt noortevaldkonna uurija, ma olen enda jaoks selle rolli teadvustanud, aga samas ma olen selle teekonna alguses pigem. Ja ma kasutan ära võimalust, et tutvustada ka oma doktoritöö teemat, sest kui me üldse vaatame Eesti ühiskonda, siis meil on noorsootöö teemadel väga vähe doktoritöid, et meil praegu ongi see, et Kristi Jüristo on mõned aastad juba õppinud doktorantuuris ja uurib siis noorsootöö üliõpilaste agentsust ja see, kuidas nemad näevad oma arengut. Ja siis minu fookuseks on siis noorsootöö roll ja seda, kuidas siis noorsootöö saab eelkõige läbi noorsootöötajate siis noori võimestada ja toetada nende üldpädevuste arendamist.
ja ma olen arvesse võtnud ka seda, et mis meil hetkel ühiskonnas toimub, ehk see kõik uurimine on raamistatud selle polariseerumise kontekstis. Ja mul on väga vedanud, et mul on 3 juhendajat, kes on väga erineva, ma ütleks, ekspertsuse ja spetsialiteediga, et Meri Lümarik ja Ilona Ivani-Rannala Tallinna Ülikoolist, ja kuna ma olen teadmussiirde doktorantuuris, mis tähendabki seda, et ma töötan Haridus- ja Noorteametis, aga õpin Tallinna Ülikoolis, olen nii-öelda selline teadmussild 2 asutuse vahel, siis mul on ka Harno-poolne juhendaja Reet Kost, kes on siis noorteprogrammide keskuse juhataja. Ja alati, kui me mingisuguse teemat hakkame uurima, siis me peame alustama sellest, et me sõnastame probleemi. Ja minu teema puhul ongi probleemiks see, et polariseerumine ühiskonnas loob mitmekülgseid väljakutseid ja noorsootöötajad vajavad teaduspõhiseid või teadmuspõhiseid praktikaid noorte tõhusamaks toetamiseks. Ja probleem tuleb alati ära tõestada või tõendada ja ehk siis probleemi aktuaalsus välja tuua. Ja mina olen võtnud selleks sellist 3 põhipunkti, mis muidugi doktoritöös ja uurimise käigus laieneb, aga praegu selgitan hästi lühidalt, et polariseerumine kui nähtus vähendab siis sotsiaalset sidusust, suurendab samas erimeelsusi ja tõstab ka marginaliseerumise riski. Ja kui me vaatame Eesti konteksti ja just läbi Eesti noorte, siis me teame, et Tartu Ülikoolis näiteks Kaarel Lott ja teised on uurinud sellist fenomeni nagu manfluencers ehk meesinfluencerid, kelle tegevus samamoodi suurendab ühiskonnas polariseerumist. Ja samuti me teame, et noorte usaldus nii institutsioonidesse kui teistesse inimestesse on langustrendis viimastel kümnenditel lausa ja läheb muudkui madalamaks. Ja samas ka noorte teadmised ja kodanikuaktiivsus on madalad võrreldes siin samaealiste Euroopa muude riikide noortega ja selle juures on oluline teada, et mida kõrgemad on teadmised ja kodanikuaktiivsus, seda lihtsam on polariseerumisele vastu seista. Ja noorsootöö tuleb siis mängu läbi selle, et me teame, et noorsootöö on võimestav, noorsootöö on kaasav ja noorsootöö aitab luua usalduslikke suhteid, mis saab siis olla nii-öelda polariseerumise selline kuidas ma ütlen nüüd, ravim polariseerumise vastu mõnes mõttes. Ja seda teekonda ma lähengi uurima, et kas nii on ja kas on võimalik mingisuguseid praktilisi meetodeid, mis on ka teaduspõhised, siis arendada, mis aitaksid polariseerumist näiteks vähendada ja eelkõige just noori toetada. Igal teadustööl on ka oma eesmärk, mis siis lähtub probleemist ja sellest aktuaalsusest. Minu doktoritöö eesmärk on uurida ja arendada teaduspõhiseid noorsootöö praktikaid, mis võimestavad noori ja toetavad nende üldpädevuste arendamist. Ja tuleb välja tuua siis kas hüpotees või uurimisküsimused. Noorsootöös meil on pigem kombeks, et on uurimisküsimused. Ma ei hakka neid uurimisküsimusi ette lugema, aga ma jätan need siia slaididele ja ma olen aru saanud, et Eilika ja Kristina aitavad pärast neid slaide teile edasi saata, nii et siis saate ise lugeda. Mis ma ütlen siia märkusena ära, et uurimisküsimused on sellises arengujärgus veel hetkel, et need, mida me näeme siin slaidi peal, võib-olla paari kuu pärast või paari aasta pärast on natukene juba muutunud, et uurimise käigus võivad tekkida sellised, tulevad uued teadmised, uued andmed, uurija areneb, saab rohkem teada ja siis toimuvad väikesed muutused. Siis, kui meil on paigas probleem, eesmärk, uurimisküsimused, siis tuleb mõelda, kuidas me andmeid kogume. Ja minu töö on, doktoritöö on arendusuuring, mis koosneb 3 erineva artikli valmimisest ehk siis 3 erinevast faasist ja ma kasutan erinevaid andmekogumisviise, fookusgrupi intervjuusid, individuaalintervjuusid nii noorte kui noorsootöötajatega, hästi põhjalik kirjanduse ülevaade tuleb. Kui mul on võimalik teha vaatlusi ehk leida teaduspõhised praktikad ja meetodid, mis juba töötavad, siis ma sooviks neid minna vaatlema, aga enne kui ma saan selle otsuse teha, pean ma uurima, kas üldse eksisteerivad sellised meetodid, praktikad, siis ma
sooviksin kaasata noorsootöötajaid niimoodi, et nad peavad refleksioonipäevikuid ja analüüsida neid. ja arendusuuringu puhul on see, et ma ainult mitte ei uuri, ei küsi, ei vaata, vaid tulebki osalusmeetodina see, et koos noorte ja noorsootöötajatega me loome sekkumise näiteks läbi mingi töötoa või häkatoni. ehk siis tekibki uus meetod, mida esiteks me piloteerime, vaatame, kas sellel on mingisugune tulemuslikkus või efektiivsus ja siis edaspidi tekib ka praktiline väljund, mida saavad teised noorsootöötajad kasutada. ja siis, kuna ma rääkisin, et noorte üldpädevuste arendamine on üks osa doktoritööst, siis kuidagi tuleb seda ka mõõta, et mis oli see pädevuste selline algtase, vabandust, ja kas läbi selle sekkumise, läbi selle meetodi on toimunud ka mingisugune muutus ehk selle mõõtmine toimuks läbi kvantitatiivse psühhomeetrilise testi. Valim on siis need inimesed, kes uurija poolt on valitud uuringusse osalema, ehk siis minul see fookusvalim on noorsootöötajad ja noored ja 3 küsimärki on pandud siia sellepärast, et võib-olla uurimise käigus selgub, et mul on vaja ekspertgruppi või heaoluspetsialiste või võib-olla riigi tasandilt mõned ametnikud valimisse tuua, aga see on selline asi, et samm-sammult selgineb. ja siis lõpuks on see, et mul võivad andmed olla ja valim olla, see on väga tore, aga kui ma ei analüüsi neid mingite meetoditega läbi, siis andmetest on väga vähe kasu, kui neist ei saa edasi teadmus. ja selleks on ka hästi palju erinevaid meetodeid, millesse ma praegu ei lähe, aga kui pärast keegi soovib küsida, saab pikemalt arutada sel teemal. ja lõpuks on siis tulemused, järeldused, soovitused, mis toimub kõik siis peale andmete kogumist, ehk selle kohta ma hetkel midagi rääkida ei saa, aga ma loodan, et mul tekib uuesti võimalus selliseid näiteks iga aasta üks õpiring läbi viia, kus ma saan siis viia, et kuhu ma selle aasta jooksul jõudnud olen. ja ma otsisin mõned sellised praktilised nõuanded, et millest võiks teil ka, et kui keegi tahab hakata enda kogukonnas praktikuurijaks ehk uurija, kes on praktik, aga tahab ka uurida kas enda praktikat või midagi, mis kogukonnas toimub, et kust siis pihta võiks hakata. ja ikka hakkab kõik pihta eesmärgist, mida ma tahan teha. ja Collis ja Hassi on välja toonud, et uurija eesmärk üldse võiks olla kas siis uue teadmise loomine või mõne fenomeni selgitamine, mõne uue süsteemi või protseduuri loomine. siia me võime noorsootööst tuua ka näiteks mõne uue meetodi loomist, eks ju. kui meil on mingid teemad, mille kohta me nagu tunneme, meil on mingi selline tunnetuslik, et äkki niimoodi on, aga me peame ikkagi minema uurijana avastama ja analüüsima seda teemat, et saada sügavam arusaam. siis, kui on mingid olemasolevad teadmised juba, keegi on midagi näiteks uurinud, aga me tahame saada sellest kas enda piirkonnas näiteks mingisugust ülevaadet või sünteesida sellest mingit uut teadmist, siis see võiks olla eesmärk. ja siis võib-olla 2 viimast on sellised, mis on nagu kõige reaalsemad, on mingisuguse olukorra või probleemi hindamine, ehk see on pigem nagu selline kaardistamise tase, et me uurime, et mis toimub ja siis on järgmine tase on see lahenduste leidmine probleemile, ehk me juba oleme kindlad, et meil on mingi probleem, meil on tõestus, et see on probleem ja siis me hakkame läbi uurimise sellele probleemile lahendust otsima. ja mõned sellised näpunäited, ütleme niimoodi, et mida praktikuurija peaks teadma. üks on kindlasti see, et harjuta ja leia endale kaaslane, kes toetab või juhendab. üksinda, eriti kui ei ole seda kogemust, siis on hästi-hästi keeruline, et kust ma pihta hakkan, mida ma teen, kuidas kui ma ummikusse jooksen, et kuidas ma sealt nagu välja saan, et on põhjus, miks ülikoolides on teadustöid tehes alati on ju üliõpilasel ka juhendaja. siis uurija rolli juures on väga oluline refleksioonioskus. et ma ütlen, et ilma refleksioonioskuseta ei saa olla uurija. ja refleksioonioskus ei tähenda ainult seda, et jah, ma mõtlen enda peas asjad läbi, vaid
oluline on ikkagi valida mingisugune kindel mudel, mille põhjal sa õpid seda refleksiooni läbi viima samm-sammult, et alguses sa võtadki mudeli ette, hakkad, teed selle järgi ja lõpuks see muutub hästi automaatseks. Siis uurija peab alati, ükskõik kus kontekstis sa uurid, pead teadma head teadustava ja uurija eetikat. Ehk ma olengi pannud 2 linki, mis on hea teadustava, mis on Eestis hetkel siis kehtiv, mida kasutatakse ülikoolides ja loomulikult noorsootöötaja peab lähtuma kutse-eetikast, et muud võimalust ei ole. Ja oluline on meelde jätta ikkagi see, et praktikuuurija uuringu väärtus väljendub kogukonna tasandil. Ehk kui sa uurid, kogukond võib olla sina ja sinu 3 noort või sina ja sinu noortekeskus või sina ja sinu huvikool või sina ja sinu projekt näiteks, mida sa noortega läbi viid. See võib olla ka see, et mina ja minu küla, alevik, mingisugune piiritletud kogukond ikkagi ja see, kuidas keegi kogukonda määratleb, on küll siin hästi-hästi lai ja see on nagu selline, tuleb mõnes mõttes ka isiklikust tunnetusest, et kes ja teadmisest, et kes on see sinu kogukond. Siis, mis tuleb kindlasti eristada, on see, et iga uuring, uurimistöö või uurimus ei ole teadustöö, et ei paneks teadustöö silti sellele juurde ja see tähendab ka seda, et uurimiste tulemused ei ole üldistavad. Ehk nagu ma ütlesin, et see kogukonna tasandil on see väärtus, ehk kui midagi enda kogukonnas uurida, siis me ei saa öelda, et igal pool on niimoodi, vaid me peamegi jääma selle juurde, et selles piirkonnas selle valimiga, et see on selline kitsas, et me ei ütleks, et nüüd mina tegin uuringu ja igal pool Eestis nüüd niimoodi ongi. Ja tihti on see, et kust ma pihta hakkan, kust ma saan mingeid algandmeid. Ma väga soovitan, meil on selline koht nagu noorteseire.ee, kuhu siis Harno kvaliteeditiimi seirespetsialistid, peaeksperdid koguvad infot kokku, et sealt leiab andmeseminaride kohta infot, mis on varem toimunud ja mis on tulemas. Andmeseminarid, kes räägivad siis ikkagi oma ala eksperdid ja antakse ka noortele sõna, mis on hästi tore. Ja siis on blogipostitused, mis on enamalt jaolt populaarteaduslikud artiklid, ehk seal viidatakse siis ka uurimistöödele. Meil on tulnud, taskuhääling on alustanud tööd, esimene osa on just välja tulnud. Uudiskirjades leiab erinevat infot. Üks hästi tore koht on, kus Harno ja Statistikaamet teevad koostööd ja on loodud noorteseire statistika juhtimislaud, kust me leiamegi andmeid üle Eesti andmeid ja me saame ka teatud piirkondade kohta otsida just noorte kohta andmeid, see on spetsiifiliselt just noorte valdkonna kohta või mitte noorte valdkonna kohta, aga just noorte kohta. Siis meil on noorteuuringute andmebaas, kuhu on kõik teadusuuringud, mis on seotud noorte või noorsootöö või noorte valdkonnaga kokku kogutud, et kui ei tea, kust alustada mingisuguse teadusartikli või uuringu otsimist, siis noorteuuringute andmebaas aitab. Siis andmeseminaridest ma juba rääkisin ja kvaliteedi hindamine on KOV-tasandi teema. Aga selle kohta saab ka uurida. Nii, nüüd on see koht, kus ma tahaks slaidid hullult eest ära panna, ehk kui keegi tunneb, et ta tahaks läbi mõtestada näiteks täna enda kui praktikuurija tegutsemise sammud, et võib-olla me saame koos hakata arutlema, millist probleemi võiks uurima hakata, siis võimalusel tehke sellest slaidist endale pilt, et teil jääks see info endale ette. Et need on need praktikuurija tegutsemise sammud, millest ma tegelikult nagu enda doktoritöö näite põhjal ma käisin need sammud kõik läbi ja mul oleks väga hea meel, kui äkki keegi jagab enda kogemust varsti, et kuidas tema on kas praktikuurija olnud või hakkab mõtlema selle peale, et kuidas ta saaks olla. Ma annan veel mõne sekundi, kes tahab teha endale pildi või kuva tõmmise, sest muidu mul on see probleem, et ma ei näe teid. 5, 4, 3, 2, 1 ja läheb eest ära. Natukene kasutatud kirjandust. Ja nüüd ma saangi öelda aitäh teile
kuulamast, kes kuulas. Ma arvan, et me võime nüüd salvestuse ära lõpetada, kui